Olen siia HTML faili lisanud 2 linki ja seesama fail on avatud ka paremal pool brauseris. Nagu varasemalt mainitud, siis lingid on vaikeväärtusena alla joonitud sinist värvi. Kui me lingi peale liigume ja klikime, siis link muutub punaseks ja peale külastamist muutub link lillaks. Tihti aga selline lingi välimus ei sobi meie veebilehe stiiliga. Ja selleks saame me neid linke muuta, kasutades CSS stiili ja lingi olekute selektoreid. Lähen siia ülesse päise sisse, stiilielemendi sisse ja kõigepealt kasutan selektorit nagu ka kõikide teiste HTML elementide puhul. Saan siia kirjutada selle elemendi tähise ehk A, loogsulud. Ja nüüd need väärtused, mis ma panen siia selle A selektori sisse, need väärtused omistatakse kõikidele lingiolekutele. Ehk siis kui link on külastamata, kui link on külastatud, kui me lingi peale klikime või hiirega selle lingi peale läheme. Ja ma näiteks ei soovi, et lingid oleksid alla joonitud. Selle jaoks kirjutan siia text decoration ehk teksti kaunistus ja ma soovin, et seda lihtsalt ei oleks, none. Ehk teksti kaunistusi ei ole. See kaotab ära alla joonimise. Salvestan, uuendan ja nüüd on lingid alla joonimata. Kõik muu on samasugune. Me saame kasutada aga veel ka teisi lingi olekute selektoreid ja neid on 4 tükki: link, visited, hover ja active. Vaatame need ühekaupa üle. Enamasti soovitatakse neid kasutada selles samas järjekorras, nagu mina ka nad praegu siia lisan. Esimene A, link ja need stiilid, mis me nüüd siia sisse kirjutame, stiilimuudatused, need rakenduvad külastamata linkidele. Näiteks ma tahan, et külastamata lingid oleksid helesinised. Color, light, blue. Salvestan, uuendan ja nagu ma näen, nüüd ongi lingid helesinised. Kuna ma pole praegu täpsemalt määranud teisi lingi olekute omadusi ja stiile, siis on lingid praegu kogu aeg helesinised. Kui ma lähen aga HTML koodi tagasi ja lisan siia lingi selektori A, ja visited ehk külastatud. Visited ehk külastatud. Ja näiteks ma soovin, et külastatud lingid oleksid musta värvi. Siis ma lisan siia värvi, color ja black. Salvestan. Uuendan veebilehte. Ja nüüd ma näen, et külastamata lingid on sinist, aga kui ma lähen mõne lehe peale ja tulen tagasi, siis ta muutub mustaks. Ehk sellel lingil me oleme juba käinud. Vaatame ka 2 viimast selektorit. Esimene neist on A, hover. Ja seda me kasutame sellisel juhul, kui me soovime määrata, milline näeb link välja sellisel juhul, kui me hiirega ta peale liigume. Ja näiteks me soovime, et lingi taust oleks hiirega peale liikumisel punast värvi. Me kirjutan siia background color ehk taustavärv, red. Taustavärv punane. Salvestan, uuendan ja kui ma nüüd liigun hiirega lingi peale, muutub lingi taustavärv punaseks. Ja nagu me näeme, siis see taustavärv on ka punane sellisel juhul, kui ma siia peale klikin, sellepärast, et me pole jällegi määranud, et see oleks teistmoodi. Muudame ka näiteks teksti paksust ehk siis font weight ja ütlen, et see oleks bold. Ehk see oleks paksus kirjas. Lingi tekst on nüüd paksus kirjas, kui ma siia hiirega peale liigun. Liigun hiirega peale ja tekst on paksus kirjas. Ja muudame ka teksti värvi. Color, white. Salvestan, uuendan ja nüüd on lingid punase tausta peal ja valget värvi siis, kui ma hiirega siia peale liigun. Ja kui ma klikin, on nad ikkagi veel samasugused, sest ma pole määranud teisiti. Kui ma klikin, siis ma ikkagi hiirega ka viibin siin lingi peal, seega rakendub see hover kujundus, hover stiil. Ja aga viimase asjana lisame A, active, mis on siis see moment, kui ma hiirega lingi peale klikin.
ja siit ma soovin, et see link muutuks klikkimise hetkel näiteks roosaks. Ja kirjutan color ja pink. Salvestan, uuendan ja kui ma nüüd lähen hiirega lingi peale, ta on punasel taustal valge, aga kui ma selle peale klikin, ta muutub roosaks. Ja külastatud lingid on musta värvi.